Natura kumerad, vormitavad alusplaadid on mõeldud stoomi patsientidele, kelle stoom jääb alla naha tasapinna. Unikaalne vormitav tehnoloogia on aga sobiv ka stoomidele, mis ulatuvad vähemalt 5 mm võrra üle naha taseme. Alusplaadi pealispind on valmistatud materjalist durahesiv, mis tänu oma paindlikkusele võimaldab materjali vormida, saavutada selle tihe liibumine ning stoomi kuju ja suurusega kohandada. Painduvast kangast valmistatud hüdrokolloidne serv on hüpoallergeenne ning suurendab paindlikkust ja mugavust, kleepudes õrnalt stoomi ümbritsevale nahale. Alusplaat pakub väga tõhusat nahakaitset. Seda on lihtne kasutada, mugav kohandada ja see on valmistatud elastsest materjalist. Kumera vormitava alusplaadi nahale kleepimine on lihtne ja selle ettevalmistamiseks pole meil vaja kääre. Kõigepealt peame olemasoleva stoomi hooldustoote eemaldama, kasutades meile kõige paremini sobivat stoomi hoolduse eemaldusvahendit. Oluline on stoomi hooldustoote kõik jäägid põhjalikult eemaldada nahapinnalt. Seejärel peseme naha sooja vee ja lasteseebiga ning kuivatame. Siis saame valmistada ette uue stoomi hooldustoote. Kui kasutame alt lahtist ileostoomi stoomikotti või urostoomikotti, sulgeme selle äravoolu enne uue stoomikoti kleepimist nahale. Alt tühjendatava ileostoomikoti beeži tugevdatud riba pöörata 3 korda klapi suunas. Seejärel surume klapi sulguri väljalaske sulgurile ja vajutame need 2 kinnitust hästi kokku, nii et väljalaske ava on kindlalt suletud. Õiget sulgumise klõpsu kuuleme ja tunneme sõrmedega. Seejärel paneme mõlemad pöidlad tagumise stoomikoti taskuservadesse ja keerame seda nii, et väljutusava oleks peidetud. Nii tagame väiksema stoomikoti täieliku ohutuse ja mugavuse. Stoomikoti tagasipööramisega vabastame suletud väljutusava. Klapi abil eraldame sulgurribad teineteisest ja vabastame äravoolu. Tugevdusribade surumisega teineteise vastu avame väljavoolu ja tühjendame stoomikotti. Seejärel puhastame stoomikoti väljutusava põhjalikult ja kuivatame. Enne taas sulgemist peab stoomikoti väljutusava olema puhas ja kuiv. Urostoomi stoomikoti sulgemiseks paneme lihtsalt korgi stoomikoti tühjenduse avasse. Ühendamist öise kogumiskotiga näitame selle video lõpus. Eemaldame alusplaadi tagaküljelt läbipaistva kattekile ja asetame alusplaadi stoomile. Eemaldame alusplaadi pakendist ja vormime sõrmedega stoomile ava, nii et pöidlad moodustaksid stoomi suurusele vastava elastse äärise. Me ei venita ega lõika materjali ning jätkame vormimist, kuni loome soovitud kuju ja suurusega ava alusplaadil. Enne alusplaadi kleepimist töötleme nahka silesse sprei või konvakier nahka kaitsva vedelikuga immutatud salvrätikuga ja laseme sellel nahal mõnda aega kuivada. Pärast sobiliku stoomiava vormimist eemaldame tagumise läbipaistva kile alusplaadi keskelt. Kinnitame alusplaadi nahapinnale ja eemaldame kattepaberi alusplaadi äärte kleepuvalt osalt. Asetame alusplaadi nahale ja silume kõik voldid. Seejärel surume alusplaadi nahale ja hoiame seda umbes 30 sekundit, et see kleepuks hästi kogu pinnaga. Pärast alusplaadi õige kleepuvuse kontrollimist paigaldame sobiva läbimõõduga stoomikoti. Stoomikoti hõlpsamaks kinnitamiseks võime selle ja alusplaadi rõngast veega niisutada. Õiget paigaldamist kinnitab iseloomulik klõps. Kontrollaken võimaldab meil kontrollida, kas oleme stoomi hooldustoote paigaldanud õigesti ja samal ajal ka vajadusel igal ajal kontrollida oma stoomi olukorda ja stoomikoti sisu. Igas stoomikottide pakendis on kleebised. Filtri töövõime säilitamiseks on oluline, et filter oleks alati enne veega kokkupuudet, näiteks suplemisel, ujumisel või duši all käimisel kaetud kleebisega. Kui stoomikott on kuivanud, eemaldame kleebise. Kaheosalisel stoomikotil on ka aasad kinnitusrihma jaoks, mis tagavad selle kandmisel veelgi kindlama fikseerimise. Võta karbist ühenduslüli, mis on igas urostoomikottide pakendis ja eemalda lühike, läbipaistev toruke öökoti vooliku otsast. Kaasas olev valge otsaga ühenduslüli suruge urostoomikoti väljutusava otsa, kuuldes klõpsu. Ühenda urostoomi kogumiskott öökotiga. Proovige Convateci erinevaid stoomi hooldusvahendeid. Helistage meie tasuta infoliinile 800
30 , 30